tere! Kätte on jõudnud aeg, kui päikese tõustes hakkab lumi uuesti sulama ja päikese loojudes jällegi jäätuma. Nii on ju loogiline, et hommikutelevisioonis räägime me teile, kuidas lumi sulab. Talvel sulatatakse teedelt lund soolaga. Teeme meiegi proovi. Paneme lume sisse hulga soola ja vaatame, mis sellest välja tuleb. Soola kasutatakse lume sulatamiseks seepärast, et lume ja soola segu sulamistemperatuur on palju madalamal kui puhtal lumel. Ja nii on võimalik, et ka miinuskraadidega lumi sulab ära. Teedele kogunenud kõva lumekiht muutub pehmeks, kui sinna soola panna ja selle saab ära koristada. Jätame tema nüüd natukeseks ajaks seisma. Vaatame, mis tast saab. Siia kahte nõusse panime enne valmis lund. Kuna stuudios on soe, siis hakkab lumi ju sulama. Mingi osa soojusest saab lumi siin õhust, kuid palju suurem osa saab ta läbi põhja siiski laua küljest. Ja kõige kiiremini sulab lumi selles anumas, mis on hea soojusjuht. Mis te arvate nüüd? Kumb on parem soojusjuht? Kas vahtpolüsterool, mis käega katsudes on soe, või metallkauss, mis käega katsudes on külm? Õige vastus on metallkauss. Metallkauss on külm sellepärast, et ta juhib mu käe soojuse siit kiiresti eemale. Ja vahtpolüsterool on soe seepärast, et kui ma siia käed vastu panen, siis ta ei juhi soojust. Ma tunnen iseenda käte soojust, kui ma seda katsun. Metallid on head soojusjuhid sellepärast, et seal on palju elektrone. Elektronid kannavad endaga kaasas soojust, lisaks ka laengut. Ja kuna metallid on ülimalt head elektrijuhid võrreldes kõikide teiste ainetega, siis peavad metallid olema ka head soojusjuhid. Vahtpolüsterool on tehtud peamiselt õhust, sest siin on väikeste plastmassitükkide vahel rohkelt õhku. Õhk ja ka teised gaasid on halvad soojusjuhid, sest neis on väga vähe molekule, mis saaksid soojust edasi kanda. Vaatame nüüd, mis sellest sulamisest välja tuli. Võtame siit vahtpolüsterooli topsist selle tüki ja no vetsid igatahes ei tule. Ja kui ma nüüd võtan selle metallkausi. Kohe näha, et metall on parem soojusjuht. Ja mis sai nüüd sellest soola ja lumesegust? Oi, näete, siin on kauss härma läinud ja taldrik on siia külge kinni jäetanud. Soola ja lumesegu hakkas nii intensiivselt jahtuma, et jahutas kausi miinuskraadideni. Ja see omakorda külmus selle papptaldriku külge, mis enne saate algust oli veidi niiske. Soojusjuhtivuse poolest on väga oluline materjal ka see. See on pürolüütiline grafiit. See on üks kõige paremaid soojusjuhte üldse, mis on. Sellega saab näiteks jääpurikat lõigata. Lõigata ei ole võib-olla õige sõna, sest on tegelikult päris paks, oma 3-4 millimeetrit. Õigem oleks öelda, et ma sulatan sellega jääpurikat. Kui ma panen selle plaadi vastu jääpurikat, siis ma tunnen kohe, et see plaat läheb külmaks. Ja praegu on mul tunne, nagu ma ei hoiaks käes mitte seda plaati, vaid jääpurikat ennast. Pürolüütiline grafiit kannab jääpurika külmuse minu käteni ja need soojendavad seda plaati, nii et mu käte soojus kandub omakorda edasi jäätükile. Ilus silejoon jäi järgi. Soojade ilmadega pole aga lumi sugugi ainus asi, mis sulab. Kui ikka väga palavaks läheb, siis hakkavad metallid ka sulama. Paneme selle tüki sooja ette ja vaadake, kuidas tilgad hakkavad tulema. See metall on kallium. Tema sulamistemperatuur on 30 kraadi, nii et kui te seda metallitükki tugevasti peos hoiaksite, siis see sulaks teil ära. Rääkimata sellest, et see metall sulaks palavalt suvepäeval ära. Ülejäänud lume sulatamise jätanud siiski päikese hooleks. Kohtumiseni järgmisel nädalal.